Seekordne digiekraaniviisor on jälle podcastingust, aga ühe lugeja soovil, mitte sellest, kuidas podcaste kuulata, vaid sellest, kuidas neid ise teha. Selleks on loomulikult erinevaid variante ja ma üritan mingisuguse sellise popuriin neist kokku seada. Mina, nagu ikka sellisel puhul, olen Pets ehk Peeter Marvet ja mulle saab kirjutada ikka ja alati aadressil pets@tehnokratt.net. Nüüd, millest me siis räägiksime? Alustaks vahest sellest, kuidas salvestada ja töödelda, seejärel näiteks, kuidas netti välja panna ja siis seda, kuidas teha ta selliseks podcasti feediks, mida on võimalik mis tahes programmile ette sööta. Alustame programmist, mille nimeks on Audacity. Tegemist on vabatarkvaralise audio editoriga, leiab selle netist, kui otsida sõna Audacity. SourceForge all on tema kodu ja hetkel ma kasutan 1.2.4b-d, sest 1.3 betaga on mul olnud mõningaid väikeseid probleeme, vähemasti esineda ma sellega ei julgeks. Aga programm ise äärmiselt tõsiselt võetav, kasutan ma seda muuhulgas Tehnokrati salvestamiseks ja toimetamiseks. Mida siin siis teha võimalik on? Tööriistu on 6, vaatame neist sedapuhku 2 ehk valimise tööriist. Mis see tähendab, et ma saan valida siit mingisuguse jupikese, vajadusel ka kõike nagu ikka saab valida ka Ctrl A-ga, erinevad selektimise võimalused on siin edit menüüs, näiteks select all. Ja siin on järgmine tööriist, mis saab siis muuta heli tugevust selleks, et seda ühtlustada, et kuulates ei oleks vahepeal tunne, et läheb heli väga vaikseks ja siis tuleb jälle väga kõvaks. Nüüd lihtsam võimalus küll sellist üldist helitugevuse muutust teha, kuna hetkel on mul salvestatud pealkirjast näha Logitechi mikrofoniga, mille nivoo oli veidikene madal minu sülearvuti jaoks, signaal kukkus välja üsnagi ludri. Siis esimene asi, mida ma teen, ongi edit select all, efektide all on selline asi nagu amplify ehk võimenda ja pakub ta ise ka kohe välja sellise väärtuse, mis on paras selleks, et heli piiramisse ei läheks, siit üle maksimumpiiri ei sõidaks. Ütleme okei. Nii, nüüd on siis see, mis ma salvestasin. Tekst ise on selline. See on nüüd Logitechi peaklapp ja lihtsalt arvuti mikrofoni sisendis. Vaatame, kuidas ta jääb peale. Need krõpsud on nüüd siis need, kus mul käis kogemata vist kas käsi või põisk vastu mikrofoni vart. Nii et igati paras asi, millega tegutsema hakata. Kõigepealt esimene asi, selektimine. Valime näiteks siit algusest ja alguses sa võiks teha sükse lisaefekti, nagu paneme fade in, ehk siis sujuvalt sisse ja lõppu paneme viimase jupikse, paneme efektiks fade out ehk sujuvalt välja. Nüüd siis vaatame, siin saab zoomida sisse. Siin peaks olema üks krõpsudest, kuulame seda alainelt. Ongi nii, ehk et see siin on vist krõps. Ja lõikame selle krõpsu välja. Igasuguse välja lõikamise jaoks on üldiselt soovitus alustada sellisest ennem seda ja lõpetada siis vahetult enne järgmist kohta, mitte lõigata niimoodi. Sest kui need lõikekohad on siin selle intensiivse heli juures, siis on lootust, et see meie lõikamine paistab vähem välja. Ja üks trikk on veel, siin on selline asi nagu edit find zero crossings ehk Z-täht, mis leiab selles heli võnkas need kohad, kus siis nivoo läheb läbi 0, peaks järjekordselt vähendama. Ja lõikamine, edit cut, Ctrl X, nagu ikka. Ja nüüd saame siit kuulata.
selle öö võiksid ka veel välja lõigata, aga üldiselt on meil igal juhul see koht puhtaks lõigatud. Mul on siin tagapool vist ka üks, selle võiks täpselt samuti puhtaks lõigata, aga ma ei hakka sellega hetkel tegelema. Üldiselt see lõikamine on selline harjutamise business, et kui palju proovid, siis õnnestub niimoodi lõigata, et ei ole eriti kuulda. Mida võiks aga vaadata küll on siit järgmine tööriist, mis on siis nivoo sättimise tööriist. Siit on võimalik siis käsitsi veel timmida juurde. Vaatame, et siin siit läheb natuke tugevamaks, tõmbame siit jälle alla, paneme jälle siit peale ja no siit võiks võib-olla maha tõmmata jälle. Et oleks tulemuseks võimalikult ühtlane heli, siis ei pea kuulajad pärast nuppu kruttima valjemaks ja tasemaks selleks, et kõik, mis te räägite, oleks aru saada. Ega ausalt öeldes antud heliklipiga suurt muud teha ei ole, kui tahta niimoodi lihtsamalt ülesandele läheneda. Ja ma arvan, et me alustame sellisest nimelt lihtsamast otsast. Nüüd tuleks see fail veel salvestada näiteks MP3 kujule ja selleks on vaja Audacity'le lisada MP3 koodeki tugi. Kuna MP3 on patenditud, siis seda Audacity ehk vaba tarkvaraga legaalselt kaasa panna ei saa. Küll aga on tublid inimesed kirjutanud Lame-nimelise koodeki ja otsides internetist Mitjokki leiab alati üles koha, kus seda saab alla laadida, siis ühes kompressitud failis, mille võib lahti pakkida lihtsalt näiteks program filesi alla. Kes tahab aga rohkem erinevate protsessorite jaoks optimiseeritud variante, siis on olemas selline lahe sait nagu rarewares.org, kust leiab igat masti koodekeid, igat masti erikompilatsioonide jaoks. Ja seejärel on vaja loomulikult seadistada Audacity's ära, siin on faili formaatide alt võimalik öelda, et selle koodeki leiab minu puhul siis C program files Lame kataloogist, on siin Lame enk. Nii, ja bitrate, no ma usun, et 128 on meie monoteksti jaoks igati piisav. Ja nüüd, kui kõik on valmis, siis ei olegi muud, kui teha fail, eksportida ta MP3-ks ja paneme ta prooviks praegust siia, ütleme, et see on test podcast. Ja lisada saab siia siis ka kohe need ID3 tagid. Testartist on Peeter Marvet, albumit ei ole ja žanriks podcast ei lubata siin vist panna, siin saab panna speechi kusagilt ehk kõne, speech. Nii, ja okei, nüüd naksti ja see fail peakski meil desktopi peal olemas olema, seda võib siis nüüd kuulata. Peaks mul Winampis kohe avanema. See on nüüd Logitechi peaklapp. Nii, see on olemas. Mis mul jäi küll ennist näitamata, oli see, kuidas ma seda salvestasin. See on mõistagi lihtne, siin on punane record nupp ja kui ma vajutan record nuppu, olles erinevat valinud siit sobiva sisendi, liini või mikrofoni ja timminud nivood, saangi ma selle salvestada siia selleks uueks trackiks. Üleval on samuti näha nivooindikaatorid sellisel puhul, mis siis näitavad seda, millise tugevusega salvestus käib, võimaldavad timmimist. Nii, see oli nüüd suhteliselt lihtne. Järgmine küsimus on see, et meil oleks vaja ta kuhugi internetti välja panna ja mina tegin endale selleks ühe konto sellisesse kohta, nagu seda on msn.ee.
108 krooni eest saad sa endale aastaks gigabaidi kettaruumi, mis on päris palju ja nagu siin kusagil on ka kirjas, et andmeedastusmaht on kuus, on 25 gigabaiti. Noh, kui me oletame, et üks selline tunnine MP3 saade, kus sellest musa sees ei ole, võikski olla üks 25 megabaiti, ehk sellest saab siis 1000 allalaadimist. Oletame, et teil on nädalas teete ühe saate, see teeb siis 250 allalaadimist saate kohta. No ma arvan, et see limiit elab juba ära päris korraliku kuulajaskonna ja 9 krooni kuus on suhteliselt olematu raha. Kes tahab aga keerulisemaid ja vingemaid ja tõesti otseselt podcastinguks orienteeritud host'e, siis võib vaadata näiteks sellist asja nagu Libsyn.com, kus on siin samuti siis pakkumisel erinevad paketid alates siin $5, mis sellisteks lihtsamateks asjadeks sobivad. Võib proovida ka sellist teenust nagu www.box.net, mis on väga mugav selline failide salvestamise teenus, et lihtsalt oma faile hoida, saab neid ka avalikuks muuta. Tasuta on 1 gigabait, aga ma ei ole päris kindel, milline on selle puhul see andmevahetusmaht, mis on lubatud ametlikult. Nad eriti ei luba selle puhul suurt mahtu. Nüüd mina, nagu öeldud, otsustasin selle asja panna siis siia MSN-i. Siin on mul hetkel, olen FTP-ga sisse loginud HTDocs kataloogi ja lihtsalt drag and drop vean ja lohistan selle siia kohale ja ongi minu pisikene fail üleslaadimiseks valmis. Nüüd järgmine küsimus on see, et kuidas teha sellest siis podcast. Neid lahendusi on mõistagi meeletult. Mulle meeldib aga teha lihtsalt üks blogeri ajaveeb. Ja blogeris ajaveebi tegemine äärmiselt lihtne, nagu näha on siin samuti toimimas muuhulgas raadio ööülikool, mille saateid lisatakse samuti siia blogina. Lihtsalt see tähendab seda, et ma võin siia vaadata, kuidas üks eelmine neist on tehtud. Näeb välja äärmiselt arusaadav ja lihtne. Lihtsalt paned siia võiks panna veel selle kirjelduse, pealkirja ja link, mis peaks tegelikult viitama küll vastava MP3 peale juba. Siin on nagu väikene viga hetkel sees. Aga teeme meie endale ühe oma testblogi. Ütleme, et selleks on siis blogi on näiteks Tehnopood. Ja mulle meeldiks JSPQ. Mulle meeldiks ta panna kusagile mujale paneme uuesti. Tehnopood. Ütleme, et seda praegust ei avalikustata. FTP serveriks on tehnokrat msn.ee FTP-ga, path on htdocs, blogi faili nimi on index.html ja urliks saab olema siis samuti http://tehnokrat.msn.ee. Nii, loomulikult selle podcasti oleks võinud vabalt panna nüüd ka sellesse Blogspoti serverisse, aga ma arvan, et meil on mõistlikum panna ta juba siia samasse, kus meil on see, et siis on meil näha, et kõik asjad koos töötavad. Vaatame, kas õnnestub. Continue.
valime mingi lihtsa välimuse ja lähme edasi. Blogi luuakse, vaatame, kas see ka õnnestub ja alustame postitust. Nüüd meil on vaja teha seadistustes üks pisike muudatus. Nimelt meil vaikimisi ei ole ette nähtud seda, et meil oleks võimalus selle postituse juures panna külge ühte urli. Vaatame kohe, kus me selle leiame siit. See oli formatting või? Jah, näed, show link field, mis asus siis sellise seadistuse all, nagu seda oli formaatimise seadistused. Ja vaatame, kas meil see, küsitakse kasutaja nime, mis on antud puhul siis tehnokratt.msn.ee ja parool kah, nii, vaatame, kas süsteem toimib. Toimus, me võime nüüd samuti minna vaadata, kas meil ajaveeb on väljas ja ajaveeb on Tehnokratt MSN-is kenasti väljas. Nüüd läheme, teeme ühe uue postituse. Uueks postituseks on esimene podcast ja selle lingiks on siis vastavalt siit võtame uue brauseri akna, peaks olema Tehnokratt MSN.ee ja meie faili nimi oli testpodcast.mp3 mp3, vaatame, kas see link ka toimib. Jah, paistab, et nüüd Logitechi. Nii, link oli korrektne, järelikult me võime selle lingi kleepida nüüd ka siia. See on siis tõesti lihtsalt selle mp3 faili aadress ja see on digi ekraaniviisori jaoks. Nii. Salvestame postituse ära. See publisheeritakse sinna MSN-i serverisse. Ja vaatame, kuidas asi välja näeb. Nii, see on nüüd olemas. Igaüks, kes näeb, leiab, et siit selle pealkirja lingi pealt viiakse meid selle MP3 peale. Siin on ka selgitus olemas. Nüüd järgmine küsimus on see, kuidas me teeksime selle ajaveebi siis selliseks, et oleks võimalik seda tellida ja tarkvara oskaks seda automaatselt alla laadida. Ja mulle meeldib selleks kasutada sellist teenust, nagu seda on Feedburner ehk feedburner.com. Ma olen siin ka hetkel juba sisse loginud. Mul on olemas üks ports sööteid siin, teiste hulgas siis ka sama raadio Ööülikool. Siin on hea on see, et siit näeb statistikat ehk palju on sul lugejaid, aga siin on võimalik ka timmida erinevaid lisatrikke. Nüüd, kui blogger teeb sul ajaveebi, siis siin ajaveebi tekib automaatselt muuhulgas ka selline asi nagu, miks ei ole? Peaks olema ka selline asi nagu atom.xml. Kohe kontrollime, miks seda ei ole. Seadistused, siin on olemas selline nagu site feed ja näed, tuleb panna yes. Nüüd tekib meile sellest automaatselt sinna ka atom.xml. Seda sisselülitamist poleks olnud vaja teha juhul, kui meil oleks olnud blog, mis läheb Blogspoti, siis oleks see atom.xml sinna kohe automaatselt tekkinud. Aga kontrollime nüüd järgi, vaatame, kas meil tekkis siia. Ja, nüüd on atom.xml olemas.
ja selle aadressiks on meie blogi aadress @atom.xml, saame järgi kontrollida, et toimib. Nii, olemas. Nüüd on meil sööde olemas, aga see paraku ei sobi veel podcasti klientide jaoks. Läheme tagasi Feedburnerisse ja Feedburneris on meil võimalik teha üks teisendus, mis siis võimaldab meil saada ligi kõigile nendele podcasti võludele. Ütleme, et me oleme podcaster ja liigume edasi. Pealkirja saab muuta, siin on siis see aadress, millega ta pärast hakkab näha olema, see on ka see, mille võiks siis avaldada. Et feedburner.com tehnopood, läheme activate feed, meil on võimalik siin siis muuta veel mitmeid asju, muuhulgas lisada iTunesi ehk Apple'i jaoks vajalikud viited, lisada mingisugune logo, täiendada kirjeldust, panna copyrighti, autorit, nii edasi. Ehk kõike seda, mida ei ole võimalik Blockerist konfida, saab siit panna. Lisaks on võimalik veel panna sisse väikene nupukene, mis näitab seda, et mis on sinu lugejaskond, kõike seda on võimalik siit teha. Selle näitamine läheks aga natukene liiga pikale ja liiga keeruliseks hetkel. Nii, ja kui ma tahan, siis ma loomulikult võin ka maksta. Makstud versiooni puhul on võimalik paremat statistikat näha. Ja hetke pärast peakski meil see sööde valmis olema. Seejärel ei jää üle muud, kui tuleb see endale oma lemmik podcatcherisse ehk lemmik klienti kohale tellida. Nii, siin on see nüüd olemas, ehk et kui me selle lingi sõpradele välja jagame, siis sõbrad saavad seda tellida. Mis on nende Feedburnerist läbi käinud söödetega hea, on see, et siia tekib hulgaliselt selliseid toredaid nuppe, millega on seda mugav tellida. Ja kui siis vaatame, mida me võiksime siit veel, kuhu me võiksime selle tellida. Vaatame, kas meil niimoodi õnnestub siit saada see endale kohe sellesse. Pakutakse Juice'i tellimist. Juice on siis Juice Receiver, mis mul on kasutusel podcatcherina. Ja vaatame, kas Juice sai sellele ka pihta. Siin on mul hulgaliselt neid. Ei tundub, et ta hetkel on veidikene hõivatud minu installijärgse ümberkorraldustega. Teoreetiliselt oleks ta võinud sellega siia kohe lisada. Aga eks me peame siis käsitsi lisama, mis on ka äärmiselt lihtne. Tuleb lihtsalt kopeerida siit see aadress ja lisada uus sööde. URL, save. Nii, ja nüüd siis peaks ta hetke pärast leidma siit ka mõne esimese sööte. Ongi, meie esimene podcast on olemas ja kui järjekord jõuab selle kätte, laetakse see kohale, lisatakse iTunesi ja nii edasi, täpselt nagu kõikide teiste podcastidega see asi käib. Mida siis aga veel võiks podcasti juurde näidata? Kindlasti seda, et kui me siin alguses tegime nüüd selle Logitechi mikrofoniga, siis maksab proovida ka korralikumaid mikrofone. See on nüüd üks reporter mikrofon, millega jällegi on nivoo veidikene madalavõitu, aga kui me selle ära võimendame nüüd niimoodi ja kuulame võrdluseks selle kvaliteeti. See on nüüd käsireporter mikrofon. Ja võrdleme seda siis Logitechi omaga. Vabandust.
see on nüüd Logitechi peaklapp ja siis vahe on igal juhul olemas. Ma arvan, et lihtsaim soovitus oleks minna arvutipoodi ja osta selline nii-öelda nagu karaoke mikrofon, mis näeb välja nagu estraadi mikrofon, selline käeshoitav mikrofon ja sellega teha, sest et selle karakteristikud on tõenäoliselt kõige loomulikumad. Need peamikrofonid on alati mingil määral müra summutavad ja selle tõttu kõlavad veidikene kummaliselt. Ja võiks arvata, et need arvuti poes olevad need karaoke mikrofonid on ka võrdlemisi mõistliku kvaliteediga. Siin on nüüd järgmine asi, mis minu soovitus on, et kui te hakkate põhjalikumalt tegelema, siis on juba mõttekas tuua arvutisse sisse läbi liinisisendi ja ühendada mikrofon, olgu see siis veidike odavam või kallim, helipuldiga. Üks lihtsamat sorti pilte on Behringeri UB802, mida Tallinnas müüb näiteks EV Sound and Light ja selle hind on selline koos käibega jääb sinna 1000 krooni kanti. Äärmiselt mugav, siia saab panna taha väga korralikult 2 mikrofoni, mis võivad olla seie juures kondensaatormikrofonid, ehk ta pakub fantoomtoidet ja äärmiselt hea, mul on endal üks veidikene vingem Behringeri pult. Ja siin on siis nüüd see, mis tuleb sellest Behringeri puldist arvutisse. Siin on küll võimalik näha muuhulgas seda, et mingil põhjusel on minu läpakal näiteks 2 kanalit erinevad. Ühes on oluliselt mürasem see heli kui teises, ehk juba nivoodest on näha, et kuigi ta peaks olema balansi mõttes keskel, siis ta päriselt ei ole. Ja ega ausalt öeldes need arvutisiseste, eriti just läpakasiseste helikaartide kvaliteedid väga kommentaare ei kannata. Sellepärast, kui ma olen ise teinud, olen ma kasutanud sellist lisahelikaarti läpakale, nagu seda on Audici Notebook, mis on üsnagi efektiivne. Ta on ka niisama hea, annab oluliselt tümpsuma heli klappidesse, sest et ta lihtsalt suudab rohkem elektrit läbi klappide liigutada kui keskmine läpakas ja selline salvestamise kvaliteet on ka märksa parem. Tõsi, otse mikrofoni külge panemine ikkagi ei ole hea, ikkagi on liiga mürane, vähemasti minu jaoks. Nüüd, mis on just eriti nende läpakates olevate helikaartide puhul probleemiks, mul on siin üks näide ühest mürasest salvestusest, kus nähtavasti ei olnud siis sisendnivoo päris hästi ei läinud sellele läpakale korda, siin on nihe nullist on päris tugev, siin toimub mingisugune hüpe ja üleüldse siin on vaikses kohas on üks kõva mürin sees. Asi, mida maksaks alati kontrollida, et kuidas see konkreetne salvestuskomplekt, mis sul siin taga on, salvestab, sest et vahetevahelt see helikvaliteet läheb küll väga käest ära. Ma olen sarnaseid probleeme kohanud ka mõningate lauaarvutitega, kus on need sisse ehitatud võrgukaardid, millegipärast eriti nendega kipuvad asjad käest ära minema. Mis siin tõenäoliselt on siis see, et on mingi, kas nivoo on liiga tugev olnud või ma ei oska öelda, mis seal täpselt toimunud on. Igal juhul mul õnnestus üsnagi sarnane olukord tekitada ka enda puldiga, kui ma võtsin sealt välja selle nii-öelda jämeda pulgaga ehk profi liidesest. Aga samas teine salvestus, mis mul on siis puldist võetud, on võrdlemisi normaalne, et tulemus on väga hea, müratase on üsnagi madal ja veel üks katsetus, sedapuhku siis tuleb Tape Audist, et igati adekvaatne, tõsi jah, need kanalid on nüüd erinevad, et kui ma nüüd stereos võtaksin, siis oleks siin väike
mitte balanss sees. Aga ma viimasel ajal olen läinud veelgi valivamaks ja kasutan hoopiski sellist seadeldist, nagu seda on Ediroli UA25 ja siis sellist kondensaator peamikrofoni, mis nõuab fantoomtoidet. See on karp, mis on oma suuruselt, ütleks see pinnapind on siin selline A5 suurune ja käib USB-sse, võtab USB-st toidet, siia saab panna siis kas 2 korralikku mikki või 2 liini või miki ja kidra, mida iganes. Äärmiselt mugav, paraku küll maksab vist kas 3,5 või 4000 krooni, aga kui teil on plaanis rohkem tegeleda helisalvestamisega arvutisse, siis minu arust vägagi asendamatu riistapuu toimib äärmiselt töökindlalt ja annab väga hea ja sellise müravaba signaali, ehk et kõlab siis tulemus ja seda juba nüüd hetkel ilma mingite lisavõimendusteta, lihtsalt olles nupust keeranud enam-vähem oma jutu tugevuse järgi paika, kõlab nii. Nii, ja see on nüüd salvestatud kasutades Ediroli USB audio capture boxi. Vot, et kui te alustate, siis nagu soovitatud, mitte päris selle peamikrofoniga, ostke poest üks selline lihtsamat sorti estraadimikrilaadne mikker, ma arvan, et see maksab mingi 200-300 krooni ja lihtsalt siis, kui mitmekesi teete, pange teineteisele nina alla, kindlasti maksab see juures hoida klappe peas, et oleks kuulda, et see liigselt ei krõbise, sest et üldiselt üks selline algajamaid probleeme on just nimelt see, et mikrofon käes väga koliseb ja krõbiseb. Ja seejärel toimetage ära, MP3-ks pange välja, tehke blogeris ajaveeb, kuhu lingite selle MP3 urli ja siis Feedburneriga juba selliseks podcastiks sobivaks sööteks. Aga mõnda nippi võiks siia juurde veel näidata, sest et üks selliseid podcasti viise, mida päris palju pruugitakse, kannab nime Skype casting. Ehk siis see, et sa teed sõpradega koos saadet, ühed on, sina oled kodus, teised on kus iganes ja salvestad. Nüüd Skype ise kõnesid salvestada ei oska. Selleks on olemas selline abimees, nagu seda on Pamela, mille leiab netist, nagu ikka, aadressilt pamelasystems.com on siis sedapuhku nende kodulehekülg ja olemas tasuta versioon, mis võimaldab 1,2 kuni profiversioonini välja. Ma pean vist juurde lisama, et profiversiooni hinnaks on kõigest 17,5 euri. Ehk aplikatsioon pole ka sugugi mitte kallis ja olles pikka aega mõelnud, mis mul Skype'i salvestaks, tundub Pamela tõsiselt abiks lahendus. Ta töötab ka lihtsalt kõnepostina. Teda on võimalik kasutada erinevatel puhkudel, kus ta tahad kasutada Skype'i kõnekeskuseks või milleks muus, aga minu jaoks ta hetkel tõesti lihtsalt see, et ta salvestab mugavalt siis neid nii-öelda Skype-kaaste ülesse. Ma näitan siit ka mõningaid seadistusi. Nimelt on siin olemas muideks eraldi PAM-casting. Ehk see, et ma võiksin sisuliselt öelda, et ta salvestaks, et ta teeks ka selle XML faili ja paneks selle automaatselt kuhugi FTP serverisse ülesse, kas või sinna samasse MSN-i, salvestad kõne ära, automaatselt laetakse juba siis MP3-ks konvertituna sinna ülesse, ilma et sa seda üldse toimetaksid, või siis saad arvutis vahepeal salvestada ja toimetada, kuidas tahad. Ta oskab suhelda erinevate blogimootoritega, see tähendab siis
postitada kas blogerisse või ma arvan, et siin oli neid variante veel, MetaVeeblog appi, mida mitmed tunnistavad ja samuti Typepadi omasse. Nii et need võimalused, mis mulle endale väga meeldib, on see, et ta oskab salvestada WAV-iks ehk siis ilma solkimata audiosse, ilma kompressimata, ilma kaduda, ilma vigadeta audiosse või MP3-ks, kuidas keegi loomulikult soovib. Ja siin on võimalik veel teha see, et salvestatakse nii-öelda stereona. Ehk sinu heli on ühes kanalis, sõprade heli teises kanalis. Siis on hea pärast lõikuda, puhastada ja ta kokku lasta niimoodi, et kui sina oled mingi jutu käigus hakanud üle rääkima, sa saad enda rahulikult sealt välja lõigata. Et mulle väga meeldiv lahendus. Nii, aga kuidas see siis toimib? Ma teen ühe kõne siia Skype'i testteenusele ja vaatame, mis välja tuleb. Hello. Welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message of up to 10 seconds. Afterwards, your message will be played back to you. Nii, see on nüüd Petsi proovikõne, loeme teksti peale ja vaatame, kuidas Skype sellega hakkama saab, kas meil õnnestub maha kuulata. Nii, see on nüüd Petsi proovikõne, loeme teksti peale ja vaatame, kuidas Skype sellega hakkama saab, If you are able to hear your own voice. Nii, võiks öelda, et nüüd on nagu siis selle kõnega ühel pool ja Pamela ongi selle ära salvestanud. Me võime siit võtta selle faili ja avada siis Audacity's. Võtame fail open, my computer, et see MP3 Pamela ja see on nüüd see. Nii, ja nagu näha, 2 kanalit, ühes olen mina ja teine on siis see, kus on teine pool. Mida mina selliste salvestustega harilikult teen, on see, et ma splitin ta 2 eraldi trackiks. Niimoodi on mul võimalik siis siit sundida neid tracke ükshaaval vaikseks ehk selles kohas, kus mina räägin, valin ma siit alt ja teen vaikseks selle koha peal, kus mina ei räägi, teen ma enda vaikseks, siin on põhimõtteliselt see nupp ehk Ctrl L, mis vaigistab, kõige lihtsam võimalus vaikseks tegemiseks. Nüüd, kui me kuulame siit. Aha, siin ongi tekkinud see olukord, kus ma olen veidikene Skype'iga üle rääkinud. Ehk võtame siis siit ja vaigistame selle ülemise kanali ära, selleks ongi hea, kui need on lahus olevad kanalid. Ehk selline liigutus ja ütleme, et mõlemad nad seejuures on monokanalid, see on mono ja nüüd kui me selektime siit mõlemad kanalid naksti, saame me teha projektile sellise asja, nagu seda on Quick Mix. Tulemuseks on üks kanal. Afterwards your message will be played back to you. Nii, see on nüüd Petsi proovikõne kõik koos ja minu jutt, see juures minu kui saatejuhi, podcasti juhi jutt sellise kvaliteediga, mis ei ole käinud Skype'is edasi-tagasi üle interneti ehk oluliselt parem kui see läbikäinu ülekodeeritu. Ma näitaksin siia nüüd küll mõnda trikki juurde. Nimelt, kui ma ennist tegin seda käsitsi tühjaks lõikamist, siis on audios võimalik leida ka selline filter, nagu seda on expander. Hetkel on mul üks maksuline expander, kus on võimalik panna paika üks
piir, tuleb katsetamisega selgitada, mis on siis, millest allapoole on vaikne, millest ülespoole on tugev heli ja kui ma lasen selle siis mingisuguse määraga üle, siis ta selle vaiksemad asjad vaiksendab, mis on tugevamad, siis jätab nii nagu on. Sellega saavutatakse see, et selline vaiksem kohin või kerge mikrofoni hingamine surutakse maha ja ma ei peakski neid käsitsi lõikama. Kuna mul aga vahetavahel on kombeks sellel ajal, kui teine inimene räägib kohvi juua ja seal võib olla sellist lurinat, mis on liiga tugev, siis ma üldiselt lõikan seda siiski käsitsi. Teine asi, millega ma käin üle kõik minu raadiosaated, kannab nime Maximizer, mis siis on teistpidi kompressor, mis on koodijupp, mis automaatselt, mida vaja võimendab, mida vaja tõmbab natukese alla ja seejuures veel läbi erinevate sagedusribade, saavutades võimalikult ühtlase, sellega ka suhteliselt lameda heli. Nüüd kasutan mina siinkohal sellist jällegi suhteliselt odavat pluginat, nagu seda on Rocksonixi RT Maximizer, mis annab, RTMB multibänd Maximizerit, mis peaks ka siin kusagil allpool olema. Vot seda, mis siis on andnud päris head tulemust. Nüüd, nagu näha, siin on selline numbritega liides kahjuks Audacity, kui ta töötab koos sedasorti pluginatega, ei oska seda kasutajaliidest üle tuua, mistõttu mina tõmbasin endale Wavelab'i triali ja tegin ühe sellise teisendustabeli, mille alusel ma siis panen siit lihtsalt paika, ma tean, et selline tüüpiline hea seadistus, seda saaks ka katsetustega leida, aga mina olen pannud siia, et see on siis kusagil 0,6, see on kusagil võib-olla 0,9, 0,8, see on 0,55, siin on 0,05. Lasen lihtsalt selliste seadistustega üle ja ongi heli juba automaatselt oluliselt ühtlasemaks aetud, kui ta eelnevalt oli. Käsitsi sellist timmimist eriti teha pole vaja. Ja niimoodi see podcasti tegemine siis käibki. Selle faili võib järjekordselt MP3-ks salvestada, uploadida MSN-i, lisada blogerisse kirje ja mõne hetke pärast, kui kontrollida juba seda feedi läbi Feedburneri, on meil podcast netis väljas. See on siis seekordne digiekraaniviisor. Mina olin, nagu sellise puhul ikka, Pets ehk Peeter Marvet. Kirjutada saab mulle aadressil pets@tehnokrat.net ja loomulikult leiab ka minu enda ajaveebi aadressilt www.tehnokrat.net, kes tahab seal kommenteerida, mida võiks järgmine kord teisiti teha või esitada täiendavaid küsimusi. Seniks aga lef ja kohtumiseni järgmise CD peal või järgmisel korral internetis.